ja uusaastapäeva kogudus. Kui me võtame lahti uue kiriku kalendri, siis leiame seal 2021. aasta juhtmõtte, mida tahaksin teiega täna siin ka jagada ja selle üle pisut pikemalt mõtiskleda ja selle juures peatuda. Ja seal öeldakse, Jumal tõotas kõrbeteele suunduvale Moosesele: minu pale läheb kaasa ja ma annan sulle rahu. Võiksime seda uue aasta teed siis sellest salmist lähtuvalt võtta kui kõrbeteed. Põhjamaalaste jaoks see võib-olla väga palju ei kõnele esialgu. Kõrbes satume ehk mõne põneva puhkusereisi raames korraks, käime vaatame ja tuleme tagasi. Aga kõrbel on pühakirjas üks sügav sümboolne tähendus ja ka sellises kristlikus usu elus ja vaimulikus praktikas on see kõrbe sümbol olnud väga oluline. Kui piiblis on Viinamägi olnud selline elukülluse, rikkuse, jõukuse, heaolu sümboliks, siis kõrb on just selle kõige vastand. Kõrb tähendab raskusi, katsumusi, kannatusi ja kaotusi. Lähis-Ida kõrbes võis lisaks päevakuumusele, mille eest ei ole väga palju kuhugi varju minna, öösel olla ka jällegi väga külm, miinuskraadidesse temperatuur langeda. Lisaks sellele seal oli toitu raske hankida ja juua, keeruline leida. Valitses kõrbes mitmesuguseid muidki ohte, küll mürgiste loomade, skorpionide, madude näol või ohtlike kiskjate näol. Ka erinevaid lõhesid ja kaljupragusid leidus, mis hoolimatut või tähele panuta jäänud rändajat ohustasid. Lisaks uskusid vanaaja inimesed, et kõrbes elab suur hulk teemoneid ja muid ohtlikke ja inimestele tundmatuid vaimolendeid, kelle üle inimesel ei ole väga lihtne võimu saada. Aga ometi kõigest sellest ähvardavast hoolimata on kõrb ka võimaluste uueks ja paremaks saamise paik. Jah, ühtepidi see tõeline surmamaa või surmavarju org, aga teistpidi just see paik, kus valgus eriliselt nähtavalt peab tulema. Kõrbest leitakse tõeline vaimulik sügavus. Ja kui keegi otsib oma elus päris muutumist ja uueks saamist, siis ei ole tal väga palju muid valikuid, kui minna läbi kõrbe. Piibli algusest loeme loomislugu, kus öeldakse, et enne kui Jumal midagi oma sõna läbi lõi, enne kui ta valguse lõi, enne kui ta midagi ütles, oli tema loodud maailm, maa ja taevas tühi ja paljas. Seda määratlust tõlgendatakse kaosena, aga heebrea keeles see tohuvabohu, see meiegi keelde saksa keele kaudu jõudnud tohuvabohu, võiks olla tõlgitud ka kui kõrb ja segadus. Nii et see inimesele ohtlik ja hirmuäratav kõrb
on ka selline ürgalgus. Minna päris selle alguse juurde tagasi, kus veel midagi ei ole, ja anda ennast Jumala kätte, kes oma sõna läbi hakkab meid uueks looma. Kes hakkab meile kõnelema nõnda, et meist saab midagi. Nii on olnud kõrb tõelise vaimuliku osaduse ja sügavuse sümboliks. Moosese juhitud Iisraeli rahva kõrberännak viis nad orjusest vabadus. Ja ikka piiblis vaadatakse sellele rännakule tagasi kui ühele kaunile ja erilisele puhtale osaduse ja koos olemise ajale koos Jumalaga. Uuest testamendist näeme, kuidas ristija Johannes õpetab kõrbes ja rahvas koguneb sinna tema juurde. Jeesuse tegevuse alguses, enne kui ta ütles need oma esimesed sõnad, Jumala riik on teie lähedal, parandage meelt, enne seda oli ta ise kõrbes 40-päevasel paastu ja süvenemise retriidil. Ristiusus väga oluliseks saanud kloostri traditsioon sünnib samuti kõrbes. Selle Egiptuse, Süüria, Palestiina kõrbetes, kus 3. ja 4. sajandil mehed ja naised lähevad linna kärast ja melust eemale otsima kohtumist Jumalaga. Lähevad just sellesse ebaturvalisse ja paljude inimestele mitte alluvate jõudude keskele, et kogeda, kuidas Jumal neid juhib. Nad annavad ära oma jõu, oma tarkuse, panevad selle oma väe ja arusaamise kõrvale, et leida uus, jumalik jõud ja tarkus. Nii nad annavad ennast just selle Jumala loomise meelevalda. Palun tee mind uueks. Ma olen valmis loobuma kõigest oma ego loodud kujutlustest ja arusaamistest ja väärtustest. Ma tahan saada tühjaks sinu ees, et sina saaksid mind tõeliselt kasutada ja üles luua millekski, kellekski, kes on sinu tahtmisele kohane ja sellega kokku kõlab. Kui uue aasta pühakirja salm juhib meid ka omamoodi kõrbe teele, siis lõpuks on selles siiski üks suur lootus. Muidugi me võime ka sellel uuel aastal kogeda, nii nagu me siiani oleme ju kogenud inimlikku nõrkust ja jõuetust. Järsku tuleb mingi viirus ja paiskab kõik meie harjumuspärase elu kui pea peale. Me ei olegi osanud arvata, et me oma moodsas ühiskonnas nii haavatavad oleme. Ja siis see saab nähtavaks, kui nõrgad me tegelikult oleme. Ja küllap neid olukordi tuleb veel ja veelgi. Olgu haigused, majandusraskused. Ühel või teisel moel võime kohtuda ärevate hetkedega. Aga see kõik kuulub tõelise kõrbetee juurde, uueks saamise tee juurde. Kui me seda kõike kogeme, siis on see märk meile, muuda midagi. Leia midagi uut. Ole valmis astuma siit peale edasi teistsuguste sammudega. Ole valmis oma väärtusi ümber hindama.
See ei tähenda mitte seda, et sa loobud olemast otsija, Jumala igatseja. Ei, see on see põhiväärtus, mida me peame enestes kandma. Aga selle kõige juures võib Jumal meid luua selliseks, et me ise ka üllatume. Aga see on kõrbetee. Just seal, kus meilt võetakse meie suur tarkus ja inimlik enesekindlus, seal, kus meie oma ego lahti murtakse, saame nendeks, kelleks Jumal tahab meid vormida. Seal hakkab ta meid uueks looma. Me alustame säärasel moel seda uut aastat, siis alustame seda nii, nagu see juhtmõte ütleb, Jeesuse nimel. Alustame seda teekonda, isegi kui see on kõrbetee, suure julgusega, teades, et sellel teel me igal juhul võidame rohkem kui kaotame. Ja kui me midagi peame enestest ära andma, siis selleks, et me saaksime asemele midagi väärtuslikumat. Aamen.